saabus valgus. No jõu. Meil on üks kastikas siin. See on juba päris tükk aega. See on päris tükk aega, jah. Me oleme teinud sellest katteplaane töö käigus, aga me ei ole vist ühtegi videot teinud. Ei, ma just vaatasin, ei ole, jah. Mitte, et me üldse väga videosid oleks teinud, aga okei. Korra 3 kuu jooksul. Ja. No teeme sellest video, siis teeme ühest veel ja siis vaatame. Jah. Nii, kastikas. Mis auto see on? See on Chevy Silverado 454 SS. Tehasest. Big block. Ja tahaks sellega drag race'i sõita. Oleme siin päris palju asju teinud. Palju on korralikult veerema läinud. Alustasime siis turvavarustusest. Turvakaar. Haris Veldorks valmistas selle. Meie tegime ettevalmistustööd siis. Turvakaar ja pakud. Kere panime siis käikade patjade peale nii-öelda. Keeritasime sinna puksid vahele, et sõit oleks eriti ebamugav. Väike keerukus sellega on siis see, et siin ühesõnaga reeglid näevad ette, kuhu kohta see kaar peab kinnituma. Ja sellepärast on vaja, et ta kinnituks nagu raami peale. Aga selleks, et raami peale kinnituks, selleks peab olema see kabiin ka raami peal. Kõik asjad. Ühesõnaga läbi kasti põhja oli vaja minna ja siis tegime need läbiviigud veel aknast, on ju, teened. Jah, just on klaasid nii-öelda, et kõik näeks mõnus välja ja ühesõnaga turvavarustusega saime ühele poole, siis oligi tegelikult kogu veermik sai uuendatud, esisild, tagasild. Tahe siis panime vedruslaiderid, panime jäigast abika ja need silla otsad siis keevitasime ümber, et saaks see klipp liidi panna. Ja tegelikult esimeses vaatuses sai tehtud ju ka amordid, on ju? Jaa. Amordid, esiõõtsad. Kõik, et selle autoga dragil kiiresti sõita nii-öelda. Ja omanik konsulteeris siis erinevate inimestega selleks, et saaks tulemus dragile just sobilik. Jah, omanik on ise väga põhjaliku eeltöö teinud, et toob hüpid ja meie paigad oleme põhimõtteliselt. Ja kuna see ei ole just võib-olla kõige süüksem dragim auto, selles mõttes kaalujaotus ja kõige muu mõttes, siis sai ka paak taha viidud, on ju? Jah, paak on ka kõik tarniks. Kogu kütuse ja õlisüsteem sai ka kõik see AN-ide peale, kuna Superstreet nõuab keeramisliite neid, siis klamritega hoolikut kinni ei tohi olla. Ja aku sai taha? Jah, aku sai taha. Meil on tegelikult väga palju asju. Pärast ei tulegi kõik kohe meelde, et iste sai, raksed said. Teeme ukse lahti korra ka. Ülti. Siin on päris mõnus edev see USA style iste. Alumiinium. Custom raamid, kinnitused. Selleks, et saaks lihtsasti originaalistme tagasi panna. Kui tahab niisama sõita või ülevaatusel käia. Just. No võt, vaatame korra kapoti jälle ka, mis seal on. Jah, et see ei ole, auto ei ole nagu oma loomulikus asendis. Hetkel. Siin on tühjus. Hakkasime seda karteri tihendit vahetama ja siis selgus, et mootoris on ka kerge pahandus ja saatsime spetsialisti juurde, vaatab üle. Et raamisaaled olid imelikud natukene. Ja siin ei ole enam ju ka, ei olnud ju see, mis oleks originaalis, on ju? Mootor ei ole originaal. Jah. Siin on big block, kus on Saksamaal ehitatud 10,4 liitrit äkki nüüd, ma ei tea, nii palju numbreid käib juba läbi, et ma ütlen praegu selle. Ütleme 10 liitrit, jämedalt. 10 liitrit. Ei mõnus on, koha peal vajutud ka, siis auto tahab ikka ümber minna, et... Ja kui paned toas selle auto käima, siis on see, et selline tunne nagu oleks seda 2 liitrist autot korraga käima pannud. Ei, teissugune auto on ütleme. Jah, ei see on väga äge. Täitsa okeid numbrid ka, et mingi 550 hobujõud ratast ja 930 newtonmeetrit läks jäliguma. Õigesti mäletan viimane kord. Ja siin oli veel, on holli peal. Ja ühesõnaga ise me tegime siis tuuni ka sellele. Aga ütleme nii, et järgmistele soovitaks panna midagi muud. Et selline väga lihtsale pillile võib seda panna. Lihtsale tänava autole pigem, et
aga see ongi see, et kastikontroller ja kõik asjad on eraldi. Mõnus oleks, kui need oleks ühes programmis kõik. Ja see, et kuskil Ameerikas keegi ütleb, et tegelikult on ilgelt hea, siis ütleme nii, et võib-olla siin Euroopa standarditele väga ei vasta. Selles mõttes ta käib, sõidab ja tegi jõudu ka ja on muidu normaalne ju. Ei, ta on okei. Ta isegi sai Piibel mõned ringid proovida. Et täitsa okei oli. Peab numbrid täpselt järgi vaatama, mis need kiirused ja ajad olid. Aga see on väga toores veel, et tegelikult seda silla värki ja peab seadistama veel ilmselt. Ei, absoluutselt. See on lihtsalt kokku pandud ja ühtegi päris sõitu selle slikiga tehtud ei ole. Minu meelest on väga äge. Väga karm on sound ja kõik see on nii hull, et ta on ikka nii American muscle-less. Et vähe ei ole. No aga davai, lähme vaatame teist autot ka või? Ja siin on meil üks E30. Ja see E30 on tegelikult ka juba päris mõnda aega siin olnud. Tegelikult vahepeal käis ära, tuli tagasi. Koju tagasi vahepeal. Jah, hakkas meeldima, tuli uuesti. See päriselt rajale vist ei jõudnud sellega, et seal küla vahel sai proovida. Aga ta tuli meile tegelikult siin juba talvel. Ja ta toodi meile siin talvel. Ja siin oli vesi sees. Aga seda ma tahaks öelda, et see on nagu natuke tuttav jutt mulle. Et ma midagi olen seda rääkinud. Aga vedas sellega, vedas see, et plokk ei terveks. Arukordne jõus, et ei külmunud õhki ja sulas üles ja jahkar sisse ja tegelikult oli kõik hästi. Ühesõnaga tuli pooliku projektina. Meie ülesanne oli siis ära komplekteerida ja sõita auto sellest teha ja nii me oleme siin järjest neid tükkide välja defekteerinud. Esimene asi siis oli kohe see, et selgus, et turbo on katki. Tegi sellist häält, et see kompressor kohe lahkub meie seast, seda suruma hakkame. Panin suure turbo, saime täpselt samasuguse. Ma ei tea, kas keegi on näitanud ka, aga tegelikult seal oli flights oli vale ja turbohausigud sai ümber treitud. Et sai otsa veebändi külge panna. Et kollektorid asju midagi ringi pidanud tegema, et sellega läks suhteliselt lihtsasti. Ja see mootor ise on 3,1 liitrit M50 ja siin on ka Harris Weldworksi mootorijuppe. See on kombotatud siin, kunagi sõitis. Kõikide küla pealt, kõikide juppidega sai see ilmselt kohvu jätta. Harris sõitis ka kunagi M50-ga võidu, kes veel mäletab. Ja on kokku pandud siis sükene kombo. Et siin on vist, mis nukad siin olid? Siin on Ameerika assi nukad on sees. Jah, siin on ITB-d. ITB-d. No sisu on tehtud ja kõik, tõesõnaga, et tegelikult on... Keps on sees ikkagi selles suhtes sööt ja täitsa okei, kambaitungi. Siin oligi, et alguses viskas seda sisselaske plenumit ära, kuna ITB trompetid olid siledad torud. Paidad reis sinna faasid sisse ja sellega see probleem lahendasid. Enam ei ole minema viskanud. Ja lisaks palju väikseid muresid, nagu ikka pooliku autoga, mis on nagu igal pool erinevas kohtades käinud ja tehtud siis ja ei ole kunagi lõpuni saanud, siis seal vist paak lekkis natukene ja mingisuguseid igasuguseid. Auto remondi edasi tõesti palju, õlilekked, kütuselekked, kõik võimalikud lekked ühesõnaga igalt poolt. Karteri tuul sai tehtud. EGT-d paigaldasime, siis Wastegate'i vahetasime välja. Nii edasi. Võsime auto remondi probleemid vaata. Ja Wastegate'iga on see, et omale võib proovida igasuguseid asju. Siin oli FMIC-i Wastegate. Ei ole mõtet omalega proovida, see karistab parem ilma. Kui sa oled huviline? Ei, see... Okei. Et ühesõnaga, jah, miks jah ei soovita neid soodsamaid juppe on see, et nende töökindlus on küsitav. See hinnavahe on põhjusega, see ei ole niisama. Ja siis tegelikult sai, miks ta on siin uuesti nüüd tagasi, oli see, et tegelikult ta sai valmis. Sai nii palju valmis, et saime teha tõmbeid ja eks üksjagu aega läks,
ja ka kliendi jaoks raha, et seda saada sinna faasi, kus ta sõidab ja tegi juba kilovatti. Palju ta esimeses vaatuses tegi meil? Esimeses vaatluses tegi 330 kilovatti rattast, mis tundus natukene vähe, arvestades, mis kombo siin on. Ja graafik tundus imelik ja kõik tundus natuke nagu imelik, ehkki kõik nagu justkui toimis, siis jäigi see küsimus, et kuidas nukad on. Ja siis sa keerasid nukad kuhugi õigesse asendisse. Jah, siis see laske nukka keerasid ülisemaks. Jah. Eksperimenteerimise käigus siis. Ja selle tulemus oli siis põhimõtteliselt 100 kilovatti saime ratast juurde. Jah. Et mootor hingas nii palju paremini, et tegi väiksema boostiga rohkem jõudu. Aga nukk ise vist, kui ma õigeks mäletan, kas nukk ise andis vist kohe 40 kilovatti, on ju? Nukk endaga jah, tuli 40 kilovatti juurde. Alt otsast muidugi andsime ära selle arvuti. Kõike käisavad. Aga no see ütleme nii, et see alt otsast ära andmine oli nagu köömes selle võidu kõrval. Et sealt oli natukene läks ära. No väga hea, nüüd on vähemalt, ma arvan, et see pluss 100 kilovatti oli väärt tagasi tulla. Ja see on ikka korralik juhe, ei ole see pluss 20 pärast seda suurt töödi, et võiks olla täitsa hea. Ja tegelikult on E30 jooksu kõneke nädalavahetusel, et ta pidi selle kivama ja no, väga hea. Eks me siis saame nüüd tagasi selle teada, kuidas on. Jah, et see auto funktsioon on siis see, et ta võiks teid rada sõita. Ringrada. No, Refi pets tuli. Ma pean see autonumbriga ära peitma või? Aga selge, teemegi võib-olla siit otsa kokku ja vaatame, kas meil on veel mõni auto, mida me oleme varem filminud, äkki on? No jõu! Jõu. Me oleme seda autot mitu korda näidanud, tegelikult, niimoodi suvaliste katkenditena. Ja see on siin, ütleme, mingi 3 aasta jooksul äkki väga mitu korda meil käinud ka. Ja iga kord jääb natuke väheks. Et see tegelikult lugu algas juba kaugemalt, kus tahtsid natukene juurde. Ja siis sai originaalajuga tuunitud, siis sai natuke suurem turbo, siis intercooler ja nii edasi sammu kaupa mindud. Tänaseks on siin siis Max Ecu peal ja arvestatava suurusega turbo juba. Ja ühesõnaga igasuguseid kaasnevaid modifikatsioone samm-sammult tehtud kogu aeg. Ehk et intercooler suurem on ju, intercooler vist on nüüd 2 korda juba suuremaks pandud või? Jah, esimene kord panime natuke väiksema turbo ja natuke väiksema intercooleri. Siis panime natuke suurema turbo, siis intercooler väikseks. Ja nüüd on see ka ringiga tehtud, et. Ja siis turbosid, see on ka juba nüüd, ütleme nii, et originaal, siis tuli järgmine, nüüd on 3. siis. Ja lisaks siis muule on nüüd viimase upgrade'ina, ühesõnaga, kuna jõud lähenevad seal üle 300 kilovati, 300, mäletad palju oli või? Vaatame järgi selle numbri pärast. Vaatame järgi, paneme juurde. Siis, ühesõnaga, nagu ikka, kaasnevaid modifikatsioone tuleb juurde kogu aeg, et nüüd on suurem veel kütusepump. Aga vahepeal pettis meid ära see kütusetrass. Ehk et sellel auto peal originaalis on siis dead hit kütusesüsteem, ehk et ilma tagasivooluta, või tagasivool õigemini siis paagi juures. Ja tundub, et siin sai kättega siis selle kütusesüsteemi piiri, ehk et lõpus ikkagi kukkus ära, ei jaksanud enam hoida, ehk et ilmselt paagi juures oli õige rõhk, aga enam mootori juurde, kus me seda mõõdame, see õiget rõhk enam ei olnud. See uus alumiinium kütusesüsteem tehtud koos uue latiga ja uuesti tuunitud. Ja nüüd sai veel tuunitud siis etanoliga.
et siin on tuhandesed pihustid, aga tuhandesed pihustid on täpselt nii palju suured, et rohkem nende pihustitega siit ei tuleks. Eks see turbo on ka juba niisugune oma piirimail ilmselt. Et etanooliga siis, etanooli kulub nii palju rohkem, aga sai pingis siis tehtud niisugune 60% segu. Ehk et flex fueliga ta mõõdab seda, et kokkuvõttes saab, võid sõita bensuga, võid etanooli juurde panna ja saad powerit juurde. Et viimases korras siis tuli 40 kilovatti juurde. Ehk et bens versus etanool, et maast leitud peaaegu. Mis ma veel oskan öelda? Ilgelt hea auto on tegelikult. Mulle meeldib. Taga on tegelikult mega mõnus sõita ja selles mõttes, et on mõned autod, kui on nii-öelda õigesti tehtud. Ehk et siin on ka salongiga veits vaeva nähtud ja kokkuvõttes see auto ise on ka pigem juba moodne. Et ei ole... Isegi teed vanemate autodega saab selle tulemusega, lihtsalt see on keerulisem, kuna selliseid palju rohkem tööd peab tegema nende vanade autodega. Et mõnus kruiser igapäevaks ja samas jaksab minna ka. Aga tuleb arvestada, et see on ikka 1.8. Et turbo suurus ja kõik on juba selline, et siin meil natukene on see asi veits läägi, aga pole hullu. Aga Quattro ja jaksab minna küll. Siin on näiteks kütusesüsteemis veel tehtud siis siin Hellcati pump ja Hellcati siis elektrooniline pumba moodul. Suhteliselt pisike pump, väga tootlik ja samas ei ole ka teistpidi probleemi, kus regulaator ja päikseks, ehk et saab selle pumba kiirust regullida, et sul ei ole niisama ringi sõites seda tegelikult seda suurt kütusekogust vaja ja niisama seda kuumutada. Sellega saab siis Max Ecuga seda pumba kiirust valida, et madalal koormusel vaikselt põksub ja siis kui paned all in, siis on all in. Ja kui tahaks veel rohkem jõudu, siis peaks panema juba teise rea pihusteid. Juba turbo peaks ka suuremaks panema. Võib-olla siis natuke veel tuleks. Ja pööret on tõstetud. Ja ehk et siin on nüüd teine tämper. Lisaks siis tämperile minestas ära selle pöörde peale generaator. Et kui läksid sellest stokk pöördest üle, siis keneka tuli läks põlema ja enam laadinud. Aga selle ka lahendasime ära suurema rattaga ja on väga hea. Konditsioneer on ka selle autol. Kõik mugavused on alles, mis tehases peale pandi ja... Nagu ikka kõikide meie pildide puhul. Kõik on võimalik tööle jätta.